Ma tervitan teid ja soovin teile armu ja rahu Jumalalt, meie Isalt ja meie Issandalt Jeesuselt Kristuselt. Tänase jutluse kirjakohaks on evangeeliumi tekst Johannes evangeeliumi 10. peatükist, salmidest 11-16, kus Jeesus kõneleb nõnda. Mina olen hea karjane. Hea karjane annab oma elu lammaste eest. Palgaline aga, kes ei ole karjane ja kelle omad lambad ei ole, kui ta näeb hunti tulemas, jätab lambad maha ja põgeneb. Ja hunt kisub neid ja ajab nad laiali. Ta on ju palgaline ega hooli lammastest. Mina olen hea karjane ja tunnen omi ja minu omad tunnevad mind. Nõnda nagu isa tunneb mind ja mina tunnen isa ning annan oma elu lammaste eest. Ja mul on veel lambaid, kes ei ole sellest tarast, neidki ma pean juhtima ja nad kuulevad minu häält. Ning siis on üks kari ja üks karjane. Aamen. Kallid inimesed, see tänane jutluse kirjakoht on üks imeline võrdpilt meie inimeste ja Jeesuse suhtest. See võrdpilt on võetud muistse Iisraeli karjakasvataja elust ja on üpris detailide rohkelt täpne. Lühidalt võib öelda, meie oleme Jeesuse kari, tema lambad. Ja tema on meie karjane. Meie tänane elu on kujunenud nii, et hirmu ja meeleheite põhjust leiab küllaga. Aga meil kristlastel on sellele midagi, või õigemini keegi väga oluline vastu panna. Sest Jeesus on kui tõeline hea karjane, kes mitte pole lihtsalt tulnud hoolt kandma meie eest, kuigi ka seda teeb ta oma kiriku kaudu. Ta on tulnud end ohvriks tooma. Ta suri oma karja eest. See on, mida üheltki maiselt karjaselt ei eeldata. Ja pangem tähele, maapealselt karjalt, tavaliselt lambakarjalt, tahetakse ju saada nii mõndagi: villa, piima, liha. Aga taevariigis käivad asjad hoopis teisiti. Siin ei võeta karja käest saaki. Siin Jumal annab oma poja kaudu end karja teenimiseks. Annab täiesti. Poeg läheb surma oma lammaste eest. See on teravas vastuolus niinimetatud palgaliste suhtumisega. Jeesus pidas nende all omas ajas silmas küll Iisraeli rahva juhte, kellele osutus armsamaks karja huvidest enda heaolu ja maine. Aga kahjuks ei erine see olukord. Ei erine see olukord tänapäevast, ei ühiskonnas tervikuna ja kahjuks ehk ka kirikuski. Pangu siis see meid, kristlasi, endid läbi katsuma
Kristuse õpilased ei saa olla ainult passiivne kari. Me peame olema valmis Jeesust järgima lõpuni ja olema ka ise niinimetatud väikesed karjased. Suur karjane on meil taevas. Aga niinimetatud väikestel karjastel on siin maa peal täita oma osa Jumala plaanides, teenides üksteist ja meid ümbritsevaid inimesi. Vaat nüüd on meil tõesti põhjust rääkida sellest hoolekandmisest, mida Jeesus on meile oma kiriku kaudu osutamas. Tema on kiriku tõeline pea ja tema tööd oleme kutsutud ja seatud tegema. Vaadake, kui palju võib ühes koguduses toimuda erinevaid asju. Piiblitunnid, laste ja noorte töö, muusikatöö, diakoonia, hingehoid ja nii edasi. Et kõike seda korralikult teha, on vaja niinimetatud Martasid. Mitte ainult Maarjaid, vaid ka Martasid. Ma olen märganud, et teil siin koguduses on tehtud head tööd piiblitundide osas. Võib-olla siis tuleb teile meelde, kes on need Martad. Need on need, kes võtavad ja teevad igapäevaseid praktilisi asju. Kummalisel kombel on ka nemad väga vajalikud koguduses. Kuigi mõni Marta võiks võtta vahel ka aega, et olla Maarja ehk kuulaja. Ehk siis Martad on need, kes koguduse majapidamist käimas hoiavad. Lisaks on vaja annetusi. Vahel tuleb kokku tulla talgutele või võtta enda kanda mingi vabatahtlik tegevus. Huvitav, aga kõik see ongi niinimetatud väikese karjase tegevus. Ja muidugi vaimulikud. Ka nemad on väikese karjase rollis, sest nendel on omaenda täiesti eriline vastutus. Sõna kuulutamine ja sakramentide jagamine. Ka missionitööd ümbritsevas maailmas ei tohi kõrvale jätta. Ja eks vajavad hoolekannet ja hingehoidu ehk rohkemgi need inimesed, kes koguduse elust eemal. Kõigest sellest saab rääkida ilmselt väga palju. Aga tänases maailmas on kristlaste teenistusel veel omamoodi väärtus. Täna on ehk rohkemgi kui mõni aeg varem vaja inimestele julgustust, mis juurdub Jumalas endas. Julgustust mitte kuritarvitada neid sinaseid mürgiseks muutunud uudiseid, kuigi tuleb tunnistada, et kursis peab iseenesest olema, vaid pöörata pilk Jumalale, kes oma armastuses kõike valitseb. Mitte karta, mitte meelt heita. Jumal kontrollib kõike, teab kõike ja seepärast ei saa kuri võitjaks jääda. Jumal võidab ja meie koos temaga. Selles on meil vaja kinnitada iseendid, üksteist ja ümbritsevat maailma. Nõnda siis tähendab olemine väikeseks karjaseks nii Jumala sõna kuulamist ja tema sakramentide hoolsat tarvitamist,
kui ka teenimist koguduse elus. Üksteise teenimist ja ligimese teenimist laiemalt. Kõige selle aluseks on lihtne arusaamine, et meil kõigil, igaühel meist on üks hea karjane, kes on teinud meie heaks absoluutselt kõik. Ta andis end iga patuse eest, et igal inimesel oleks võimalik saada igavest elu ülirohkesti. Ta tuli, et siduda meie haavad ja parandada meid, otsida ja tuua Jumala juurde tagasi eksinu ja kinnitada nõtra. Ta kingib pattude andeks andmise ja igavese elu. Aamen.